Pukanuta tahtis kangesti kollase maja lähiümbrusega veelgi enam tutvuda. Mina olen kuulnud, et siin lähedal on jõgi, milles elab kobras, lausus punane riidepuu. Üheskoos otsustatigi jõe juurde jalutada. Vee ääres nägid sõbrad kasepuud, mille all ilus suur kopra isand midagi meisterdas. Tere, kobras! Mida sa teed? Tere! Ma võtsin puhkepäeva. Otsustasin endale kiige valmistada ning selle puu otsa panna. See on väga huvitav mõte, kiitis Pukanuta. Kas sul on abi tarvis? Ei, aitäh. Ehitada ma oskan, aga seda ma ei tea, kuidas kiige puu otsa saan. Varsti oligi kiik valmis. Mina aitan sind, lausus Pukanuta ja ronis koos kiigega kase otsa. Seal riputas ta kiigenöörid puuoksa külge. Oi, suur tänu, ütles kobras ja istus kiigele. Ma tahan ka kiikuda. Te võite kõik minu kiike proovida, oli kobras lahke. Korraga ilmus veest välja saarmas. Tere, kobras, sa oled ilus asja meisterdanud. Kas mina tohin ka proovida? Ei tohi. Sina ei lasknud ükskord minul oma veepalliga mängida, oli kobras kade. Aga ära sina ole kade, kops, sosistas Pukanuta koprale kõrva. Kobras otsustas, et kade olla ei ole sugugi hea. Tulge mängige minu autoga ka. Läheme nüüd kõik koos minu veepalliga ka mängima. Ma tean jõekäänaku taga ühte madala veega ohutut kohta, kus saab ujuda. Maja elanikud otsustasidki ennast kuuma päikese eest vees karastada.